saate võistlejad ilusti sättida ennast stardipositsioonidele. Saba slipi peale. Siit läks Paemägi Urmase saba slipi peale. Esine ruum paigal. Siit leidad üles käigukangi. Sisesed aerud käivad niikuinii esimese laksu. Vastamisi pole hullu midagi. Mehed peavad hakkama saama. Tähtis on sportlik sõprus ka. Kui te armsad külased näete mere peal seda suurt ilusat oranžikat ümarikku asja, mehed sõidavad sinnani, pööravad tagasi ja finišiks loeme, kui on jälle slippi puudutud paadiga. Kas võistlejad on valmis? Ei ole. Aga nüüd 3, 2, 1, läks! Kärista sõudu nüüd! Nii, üks võistleja kasutab teist stiili, proovib juhtida tähelepanu kõrvale. Üks paneb vasakule, teine paneb paremale, puieb kahe vahele. Ehk nad jõuavad sõbralikult. No nägid sa. Nöör oli läbi lõigatud. See oli tahtlik opositsiooni tegu. Teet suuremeelse võtab ka teisel aerul nööri ära sult ja mõlemad ühe aeruga. Ega aerude taga olemine ei ole ikka nii kerge asi. Igasuguse viperusi võib juhtuda ja suunad satsi minna ja kui oled autoroolis ja keppe eest on, no mis siis viga? Liiklusmärgid ja politsei ka, aga siin lage vesi, no katsu ei kuskil poole põrutada. Urmas muidugi arvas, et ta läheb taga taamal loed seal luiged üle. Aga loodame, et ta kontserdi ajaks tagasi jõuab. Jorma, mis värk on? Paek oli korras või? Ehituskonstruktsiooni veab või? Kuidas küsima? No, oskustus. Ahah, selge. Iga on arutatud. Tähelepanuväärne ajalooline hetk. Linnapea jõudis otsustuskohani. Kas minna edasi või pöörata tagasi? Ta siiski tuleb meie juurde tagasi. Ta ei läinud suurtele avaratele vetele. Aga head on ees teed, näitab suunda, kuhu tuleb tagasi tulla. Eriliselt poliitiline.
väsitavad mereteed ja avastusretki. Tandemine tulevad stardikohta tagasi. Mõlemad alused. Võtame nad vastu aplausiga. Nad tulevad täis. Pöörid kõrvuti. Ja siin ei ole mitte mingit täpselt üheaegselt puudutasid tüüpi, nii et küsida, kes on esimene, kes on teine, on siin täiesti võimatu. Aga Teet, ma tahan sinu käest kohe küsida. Reis on küll nüüd mitmepäevane ja ümber maailma, nagu sa välja kuulutasid, aga ikkagi. Mina ei kuulutanud, sina. Sina ütlesid ette mulle, nii et mina kuulutasin. Tulemus oli viigis. Kas sina oled rahul viigiga? Tavaliselt viigis asjad kaua ei püsi, need sõidetakse ümber või tehakse ümber. Urmas, sama küsimus sulle. Kas sa oled rahul viigiga? Võimalus on korraldaja poolt peale sinu paadi teehülevaatust uuesti sõita. No me oleme Peeduga juba vanad sõbrad, et siin ei tehta poliitikat. Sõprus jääb sõpruseks. Võidab sport, võidab tervis ja võidab meresport. Teeme tublidele sõudjatele veel tubli aplausi. Aga ma ei ole võib-olla kõige õigem siinkohal veel paari sõna ütlema. Õiguni siin tuleb natukene pikinud. Üks ilus valge laevuke, mis täna sai vette lastud. See on kui nimete laps. Ta ujub, ta püsib pinnal. Ta on juba eksami ja katse läbi teinud. Aga selle sees käis ka keegi väga tähtis mees Eesti riigis. Alar, sina tead, kes see oli? Millal? Olen seal mitu korda sees käinud. No sina ei ole nüüd see kõikse tähtsam ka, on sinust tähtsamaid ka. Said kaugesse kõiki, vaata, kus nüüd läks tähtsaks. Hea küll, nali naljaks, aga tõepoolest eelmine nädalavahetus, kui oli metsanädala üritused Piiskopi linnuses, siis meie president tuli ja vaatas uuris meie paate ja oli laevas sees, nii et võin vihjeks öelda, et nüüd kui ristima hakkame, siis oleme sealt inspiratsiooni ammutanud. Räägi sina edasi. Nüüd peab mina edasi rääkima. Kui ma koolis käisin, siis oli kohustuslikus korras pidin õppima vene keel. Siis vabatahtlikult sai õppida inglise ja saksa keel. Rootsi keelega ma ei ole eriti kursis, aga kas publikus keegi julgeb öelda, teile anti vihjeid, mis võiks olla selle valge pardaga kena laevukese nimi?